kuidas siis üldse ära tunda värvi, mis on kasutuskõlblik ning pärast siis ka värvid, mis ei ole kasutuskõlblikud. Esiteks kogutakse värve, mis on vesialuselised. Tihtilugu on seal märk kas siis H2O näiteks või siis kui on tegemist lahustibaasilise värviga, siis on peal ka selline märk kas solvent või lahustibaasiline asi. Kui ma tean, et ma seda värvi just kasutasin, ma tean, et see värv on värske, ma tean, et see värv on nagu korralik, siis põhimõtteliselt võiks kohe selle värvi juba tegelikult sinna varjupaika ära tuua. Kuna kogutakse värve ikkagi selliseid, millel peaks olema kehtiv kasutusaeg, siis värvipurkidel on peal kuupäevad. Need kuupäevad võivad olla erinevates kohtades ja neid on kahte tüüpi. Üks kuupäev on selline, mis võib olla tootmiskuupäev, aga sellisel juhul on tal ka kirjas, et kui kaua ta kehtib, siis vastavalt alates sellest tootmiskuupäevadest. Ja see jutt on kirjas ka siin selles tooteinfos pakendi peal. Või siis mõningatel juhtudel võib olla ka kirjas juba siis nii-öelda see tähtaeg, siis kuna see värv enam ei kõlba. Värvipurgis võiks olla sees vähemalt 1/3 värvi. Et kui seal on väga vähe, siis jällegi sellest väiksest tilgast võib-olla ei ole kas kasu või siis ta ka kuivab kiiremini. Aga ütleme, et 1/3 võiks värvi sees olla. Ning mis veel, et see taara peaks olema originaaltaara. Et mingisuguses, ma ei tea, kilekotis või kuskil plastpurgis või läbipaistvas mingisuguse asjas. Jällegi, et esiteks me ei tea, mis seal sees on. Ja teiseks need taarad võivad ka kas lekkima hakata või nad lähevad katki. Et ta peaks olema kindlasti originaaltaaras. Kui nüüd vaadata, milline see värv siis ei võiks olla. Selge on see, et kui ta on ikkagi selline kamakas ja sa ei saa teda nagu kasutada, siis on selge see, et seda sinna varjupaika annetuseks ei ole mõtet tuua. Ja tegelikult täpsema info leiab, meil on tehtud selline juhend, kus on siis kirjas täpselt, milliseid värve võetakse vastu ja on ka kirjas, milliseid värve ei võeta vastu. Just need samad alküüdvärvid, seal tööstusvärvid, lahustid, mingisugust muud keemiad. Et jällegi, et siis neid ärge jätke endale koju seisma, vaid need värvid võetakse vastu erinevates jäätmejaamades ja võetakse vastu tasuta ning selle koha, kus seda värvi vastu võetakse, on siis nagu siin mainiti ka juba, kuhu viia. Sina sisestad enda asukoha, enda aadressi ja sisestad näiteks sellise märksõna, et värvijäägid. Ja siis ta annab sellise kõik need kohad, kus vastu võetakse, need on päris palju üle Eesti. Valid endale sobiva ja viiakse siis sinna need värvid, mida siis kasutada ei saa, nii et igatepidi nagu sina pääsed oma värvidest ja samas need, mida saab kasutada, väga hea meel on jällegi nendel, kes saavad seda kasutada.